Suur valge, aitäh Henrile, päike juba tõuseb, nii et päev on alanud see 14. Väljas suur valge, aitäh Henrile, päike juba tõuseb, nii et päev on alanud see 14. veebruar. Ja tänased teemad ajalehtedest ka. Me juba alustasime Heller ja Triinu-Liis ja Triinu-Liis rääkis sellest, kuidas ikkagi see prügi sinna metsa alla satub ja keegi peab selle siis sealt ju kokku korjama. Just, et tegelikult, kui ma vaatasingi siis tänaseid ajalehti, siis esimesena mulle jäigi silma see, kuidas siis Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees käis Astangul, ütleme niimoodi, et korda majja nõudmas. Ja linnametsas põhimõtteliselt käis. Just. Ja minu jaoks oli täiesti uudis, et Astangul siis looduskaitsealal vedelevad rehvid ja prügi lihtsalt niisama metsa all. Ja tegelikult siis siit artiklist tuleb ka välja, et see ei ole ainult linnaosa probleem, et sellega peaks tegelema ka Riigikogu keskkonnakomisjon. Ja nüüd, kui siis keskkonnakomisjoni esimees käis külas, rääkis Haabesti linnaosa vanemaga, siis ma tõesti siiralt loodan, et see probleem saab lahenduse. Kuidas selle keskkonnakomisjon sellega peaks tegelema? No vaat, et käsulauad tuleksid sealt niimoodi kogu aeg allapoole järk-järgult ja lõpuks keegi siis läheks korjaks kokku selle kõik või? No vot, Riigikogu keskkonnakomisjon, ma usun, et kuna tegu on looduskaitsealaga, et siis neil kindlasti on sõnaõigust. Et siin on kirjas ka, et linn on tegelikult seda ala puhastanud, aga lõpmatuseni see siis jätkuda ei saa, nagu siin linnase vanem ütleb. Et inimesed on võtnud ühe koha, kuhu nad tegelikult põhimõtteliselt prügi maha panevad, lihtsalt oma algatuslikud. Keegi on sinna pannud ja siis tekibki tunne, et no ma viin ja juba järgmine 3. viies ja nii see kerkib, jah? No tundub jah niimoodi, et siin oli isegi kirjas, et Hesburgeri tšekid ja sellised toidujäägid, et võib-olla inimesed käivadki seal, ei võta prügi kaasa, lihtsalt jätavad sinna, kus on, et see on täiesti lubamatu ju. Artikkel on ka žanri mõttes väga huvitav, et on kirjutatud sellise meeleoluka reportaažina, et Rainer Vakrat võrreldakse seal Jack Norrisega. Seal oli ka ühest õnnetust autojuhist juttu, kes oli just väljumas sealt alalt autoga ja ta võeti pihtide vahele ja asuti kohe uurima, kas tegemist on loodusrüüstajaga. Tuli välja, et ei olnud, sportlane oli. Just, et mulle jäi ka silma, et see on nii meeleolukas ja tõesti see võrdlus Jack Norrisega, et no see on ikka jah, tase. No kaua seal õnneks ikkagi tuleb ju aeg-ajalt ajakirjandusega neid lugusid, kus põhimõtteliselt tõepoolest mingisuguse tšeki või asja järgi tehakse kindlaks, kes väga konkreetselt on just selle prügikoti sinna kuhugi metsa alla visanud, et see ei ole enam nii lihtne, et panen maha kuhu tahan. Õnneks täpselt. Heller, millised teemad sind täna? Mind kõnetas Postimehest kindlasti Sofi Oksanini artikkel Sinu vaikimine ei kaitse sind, mille esmaesitus oli tegelikult juba eile siis Enn Soosaare mälestuskonverentsil Tallinna Ülikoolis. Sofi Oksanen muuseas pidas selle ettekande seal ka eesti keeles. See artikkel on mitmekihiline. Ta räägib nii ajaloost, nii tänapäevast, julgeolekust. See on ka väga isiklik, et ta iseenda näitel siis toob oma koolipõlvest näite, kuidas ta koolitüdrukuna Soomes, et ta nägi, et on olemas Soome maakaardil, mis rippus klassiruumi seinal. Oli olemas selline riik nagu Nõukogude Liit, aga Eesti, mida ta teadis, et on maa, et seda olemas ei olnud. Ja siis hiljem juba vanemates klassides, kui toimusid maailmas muutused, Eesti iseseisvused, õpetaja lubas midagi erakordset, et võite õpikusse sodida, joonistada uued riigipiirid peale. Ja räägib tegelikult infosõjast, psühholoogilisest sõjast, seda, kuidas maailma ja inimeste teadvust võib kujundada erinevalt seda mõista. See on nüüd kindlasti, ma usun, et tänaste lehtede selline pead kohustuslik lugemine, soovitatav kindlasti. Selle lugemiseks natuke aega varuma ja sellist võib-olla vaikust ka, et see on pikk artikkel. Täpselt nii. Nii, ja siis teine lugu, mis mulle silma jäi, on kohe Postimehe 3. lehel, et see, kuidas eile siis nõuti Toompeal karusloomafarmide keelustamist. Ja loomulikult see on väga oluline teema, et tegelikult ma olen täitsa üllatunud, et kuidas meie ühiskonnas ja Riigikogus seda loomade õiguse temaatikat üldse ei käsitleta. Ja see on loomulikult väga kiiduväärt, et siis tõesti MTÜ-d ja kodanikuaktivistid tegid selle ära, läksid Toompeale ja selle teema siis ka ühiskonnas tõstatasid. No nad ikka aeg-ajalt käivad seal Toompeal või kuskil mujal ja tõstatavad seda teemat, aga väga tulemusrikas see veel ei ole olnud. Eile üks külaline, kes siin samas ajalehtedes oli, et saaks ükskord sellele teemale joone alla. Ja otsustatakse ära. Aga tegelikult, mis minu jaoks oli täiesti šokeeriv, oli see, et siin sama artikli lõpus on kirjas, et Riigikogu maaelukomisjon otsustas juba 2 aastat menetluses olnud karusloomafarmide keelustava eelnõu petitsiooni menetlemise lõpetada. Et see on minu jaoks täiesti arusaamatu, see on ju väga oluline teema ja ma väga loodan, et nüüd, kui siis eelmine petitsioon on lõpetatud, siis antakse koheselt uus sisse ja hakatakse selle teemaga tegelikult ka tegelema. Et nüüd, kui see teema on ikkagi tõstatatud ühiskonnas.
Teemaga tegelemine on jah üks asi, aga tahaks tulemusi ka tõepoolest. Loomulikult. Tegeleda võib ju lõputult. Vahepeal jälle sahtlisse panna, siis võtta välja ja 10 aastat võib see kõik kesta. Tõsi, aga ma loodan, et ikkagi me saame enne 10 aastat tulemused konkreetsed. Eller. Kaartidest on teine artikkel ka, kus on suurelt Eesti kaart ja täpikesed peal, kuhu siis on olemas plaan, et võiksid kolida rida riigiasutusi. Muidugi ma saan aru, et tegemist on tegelikult siis selles mõttes mitte paberiga, et ajakirjanik on oma tööd teinud hästi ja keegi on teinud halvasti, et üks asutuse siis kasutamiseks mõeldud paber on lekkinud, aga džinn on pudelist väljas. Aga see on plaan, eks ole ju? See lekkinud paber on plaan alles? Plaan, et ühtegi otsust ei ole tehtud, aga kindlasti inimestel huvitav siis vaadata oma kodu kohta, et mis sinna siis võiks tulla. Ise Viljandist pärit inimesega näen, et siin on kirjutatud Statistikaamet, Riigi Tugiteenuste Keskus, Muinsuskaitseamet, Rahvakultuuri Keskus. Laidaneri muuseum ei viida Viljandis? Eesti Sõjamuuseum, Laidaneri muuseum on juba välja viidud Tallinnast, asub Viimsi mõisas ja kasutades võimalust kutsuks kõiki inimesi eeloleval nädalavahetusel pühapäeval kell 1. Alustame Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisega, korraldame näidislahingu seal, see on juba traditsiooniks muutunud, toimub 3. aastat järjest, üle 100 mehe ja naise siis mängivad üsna tõelähedastes vormides ja tõelähedaste relvadega sõda ühe omaaegsest lahingust aines saades ja hoolimata sellest, mis ilm on, et adrenaliin on nii üleval, et külm ei hakka ja muuseumisse saab ka sisse sooja tulla, kuulata loenguid ja käia ekskursioonil giidi juhtimisel. Nii et Viimsi vahel on nädalavahetusel paugutamist kasutada? On ja õnneks ka varasematel aastatel kohalikud elanikud on väga mõistvalt sellesse suhtunud. Paugutamine käib 1,5 tundi, 40 minutit nii väiksematest kui suurematest relvadest. Väga põnev.